sisukaks ja võimalikult tõepäraseks info tarbimiseks, ma arvan, üks olulisemaid võtteid on vaadata erinevaid kanaleid regulaarselt ja vaadata natuke ka neid kanaleid, mis sind närvi ajavad, sellepärast, et nad ei saa võib-olla asjadest alati aru nii, nagu sina saad aru, aga isegi kui see info võib-olla alati pole tõene, siis sa saad vähemalt teada, mida terve hulk inimesi ühiskonnas veel saab teada ja võtab tõena, sest et tõejärgses ühiskonnas elamise, ma arvan, üks keerukamaid väljakutseid ongi saada aru, et mis on need teised tõed, mille sees teised inimesed meie ümber elavad ja kus siis see päris tõde nende kõigi mullide keskel on. Mul on jäänud mulje, et kunagi vanasti, heal ajal, oli enam-vähem seda sorti inforuum, mis oli suhteliselt ühtne ja mida suurem osa ühiskonnast jagas ja jälgis enam-vähem samas ajas, mis siis moodustas vähemalt selle, mida tollel hetkel peeti tõeseks. Nüüdseks hetkeks ilmselgelt me oleme kapseldunud erinevatesse mullidesse, inforuumidesse ja aru saada, kas see info, mis minu inforuumis on, vastab ka päriselt väljas olevatele tehioludele, on äärmiselt keeruline ülesanne ja ma ei tea, kui hästi keegi meist sellega üldse saab hakkama saada selles keerukuses. Nii et niisugune see keeruline tõejärgne ajastu on ja siis katsuda selles ühiskonnas teha näiteks teaduspõhiseid ja hästi informeeritud otsuseid, arvestades ka info üleküllust, on ääretult keeruline.